Unité 1, leçon 4. Interview. Alustuseks dialogue. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis votre serveuse aujourd'hui. Vous désirez? Et comme boisson, ce sera tout? Ça fait 10,20 €, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tout le monde. Tere päevast jälle kõigile. Täna me alustame siis 4. õppetükiga juba. Loodan, et kõik eelneva on ilusasti omandatud. Ei tohiks siis meil tekkida probleeme jätkamisega ja uute teadmiste omandamisega. Kõigepealt me avame õpikud lehekülg 32. Ouvrons les livres, page 32. Et nous avons aujourd'hui ici un interview. Ja meie ees on täna siin kõigepealt siis interview. Vaatame seda exercice 1, mis on siin teksti all. Sest siin on kirjas selline asi. Avant de lire le dialogue, écoutez l'interview et cochez les phrases exactes. Ehk siis enne, kui te dialoogi loete, palun kuulake seda intervjuud ja siis märkige ära õiged vastused. Nii, ja selleks, et siis seda teha, peaksite te avama oma töövihiku. Ouvrons les cahiers d'exercice, page 14, lehekülg 14. Kus on siis samamoodi öeldud, et écoutez les interviews de Charlène et de Eva, cochez les phrases exactes, kuulake Charlène ja Eva intervjuusid ja siis märgistage õiged need laused. Coupez les phrases à trous. Te peate ka siis täitma ära need laused, mis siin paremal pool on ja kus on lüngad. Paneme lünkadesse, siis vihjeks ma võin öelda, et seal käivad numbrid. Vanus. Et présenter ces personnes, tutvustage neid inimesi. Niisiis, kuulamisharjutus number 41. Claude Leroy fait une interview de 2 Françaises qui habitent à Tartu. Bonjour Charlène. Vous êtes française, mais vous habitez en Estonie? Oui, j'habite à Tartu depuis 5 ans. Non, 8 ans. Et oui, le temps passe vite. Pourquoi êtes-vous en Estonie? En fait, je suis mariée avec un Estonien. Mon mari est médecin dans un hôpital à Tartu. Et vous avez des enfants? Oui, nous avons un fils et une fille. Notre fils s'appelle Daniel, il a 12 ans. Et notre fille s'appelle Marie, elle a 9 ans. Vous travaillez vous aussi? Non, en ce moment, je ne travaille pas. Nii, ja 42, mis on siis Eva kohta. Et vous Eva, vous travaillez à l'université de Tartu? Oui, je travaille à l'université depuis 16 ans. Je suis professeure de français. Vous êtes contente ici? Oui, je suis très contente. J'ai un travail intéressant. Et votre famille? Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai une grande famille qui habite un peu partout. En France, en Italie, au Portugal. Vous êtes professeur de français, mais vous parlez aussi beaucoup d'autres langues. Oui, je parle italien, portugais, anglais, allemand, russe, hongrois, finnois et bien sûr estonien. C'est impressionnant. Voici un bel exemple pour les étudiants de langue. Merci pour l'interview. Nii, esimene kord on ära kuulatud. Vaatame korraks läbi need laused, mille kohta te peate siis vaatame, kelle kohta nad käivad, kas Charleni või Eva kohta, töövihikust siis nimelt. Kõigepealt, elle est mariée. Tähendab siis ta on abielus. Ja kuna see käib naise kohta, siis on siin 2 e-d, ehk siis e-ö, ütleksid prantslased, kuna seda kriipsuga e-d me hääldame e ja kui kriipsu ei ole peal, siis me hääldame ö. E-ö. Kui me ütleme, et meessoost isik on abielus, siis me ütleksime il est marié, hääldame seda marié täpselt samamoodi, aga kirjapildis on siis erinevus.
Elle est célibataire. Tähendab siis ta on vallaline. Ja célibataire on siis nii meessoost kui naissoost inimese kohta. Siin ei ole isegi kirjapildis mingit vahet. Elle a des enfants. Elle a des enfants. Tähendab siis tal on lapsed. Elle n'a pas d'enfants. Tal ei ole lapsi. Elle a un fils. Tal on poeg. Elle a une fille. Tal on tütar. Elle est contente. Ta on rahul. Elle a un bon travail. Tal on hea töö. Nii, ja kuulame nüüd ükskord veel neid mõlemaid dialooge ja katsuge siis mõista, kumma kohta mingi nendest lausetest siis, mis käib Eva kohta, mis käib Charlène'i kohta. Claude Leroy fait une interview de 2 Françaises qui habitent à Tartu. Bonjour Charlène. Vous êtes française, mais vous habitez en Estonie? Oui, j'habite à Tartu depuis 5 ans. Non, 8 ans. Eh oui, le temps passe vite. Pourquoi êtes-vous en Estonie? En fait, je suis mariée avec un Estonien. Mon mari est médecin dans un hôpital à Tartu. Et vous avez des enfants? Oui, nous avons un fils et une fille. Notre fils s'appelle Daniel, il a 12 ans. Et notre fille s'appelle Marie, elle a 9 ans. Vous travaillez vous aussi? Non, en ce moment, je ne travaille pas. Ja teine dialoog või see intervjuu. Et vous Eva, vous travaillez à l'université de Tartu? Oui, je travaille à l'université depuis 16 ans. Je suis professeure de français. Vous êtes contente ici? Oui, je suis très contente. J'ai un travail intéressant. Et votre famille? Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai une grande famille qui habite un peu partout. En France, en Italie, au Portugal. Vous êtes professeur de français, mais vous parlez aussi beaucoup d'autres langues. Oui, je parle italien, portugais, anglais, allemand, russe, hongrois, finnois et bien sûr estonien. C'est impressionnant. Voici un bel exemple pour les étudiants de langue. Merci pour l'interview. Nii, kontrollime siis teie tulemust, mis te siit saite. Elle est mariée käib Charlène'i kohta. Elle est célibataire käib Eva kohta. Elle a des enfants käib Charlène'i kohta. Elle n'a pas d'enfants käib Eva kohta. Elle a un fils käib Charlène'i kohta. Elle a une fille käib samuti Charlène'i kohta. Elle est contente käib Eva kohta. Võimalik ka Charlène'i kohta, aga tekstipõhiselt Eva kohta. Ja elle a un bon travail, samuti tekstipõhiselt Eva kohta. Vaatame kõrvalt natukene siis neid lauseid ka, kuhu te peaksite panema numbrid. Charlène habite en Estonie depuis an. Ehk siis Charlène elab Eestis juba mitu aastat. Kui te ei kuulnud, siis pange pausi peale ja katsuge dialoogist ennem üles leida, kui ma ütlen teile ette. Teike vastus on 8. Depuis 8 ans. Daniel a 12 ans. Daniel on 12-aastane. Marie a 9 ans. Marie on 9-aastane. Eva travaille en Estonie depuis 16 ans. Eva töötab Eestis juba siis 16 aastat. Eva parle, mis keeli siis Eva räägib. Italien, itaalia keelt. Allemand, saksa keelt. Finnois, soome keelt. Ja suédois, rootsi keelt ei olnud siin mainitud.
Ja Danoid ka ei ole mainitud, aga siis sellest valikust on siin 3 tükki. Italien, allemand ja finnois. Nii, järgmiseks me vaatame veel kord läbi need dialoogid, sest praegu me kuulasime neid ja on täiesti normaalne, et te ei saanud ise kuulamisel kõikidest nendest asjadest aru. Mis me teeme, siis kõigepealt loeme, te kordate järgi ja ma tõlgin. Te saate välja kirjutada kõik need sõnad, mida te veel ei tunne. Seejärel loeme uuesti niimoodi, et ma loen hästi aeglaselt ja te saate samal ajal minuga koos lugeda. Bonjour Charlène. Tere päevast, Charlène. Vous êtes française, mais vous habitez en Estonie. Te olete prantslanna, aga te elate Eestis. Oui, j'habite à Tartu depuis 5 ans. Non, 8 ans. Jah, ma elan Tartus juba 5 aastat. Ei, 8 aastat. Et oui, le temps passe vite. Et oui on selline väljend, mida jälle otse ei saa tõlkida. Eesti keeles ütleksime siis, et ohoo, aeg möödub kiiresti või ahaa, aeg muutub kiiresti või aeg möödub kiiresti või siis oh jah, aeg möödub kiiresti, midagi sellist. Pourquoi êtes-vous en Estonie? Miks te olete Eestis? En fait, je suis mariée avec un Estonien. En fait, taas kord üks väljend, mida prantslased väga tihti kasutavad ja mida on raske tõlkida. Eesti keeles võiks öelda siis tegelikult, kuigi antud kontekstis siin ei ole mingit põhjust öelda tegelikult, sest mingisugust valet informatsiooni ei eelnenud. Aga see on umbes niimoodi nagu eesti keeles, et tegelt kasutatakse ka nii-öelda konteksti väliselt, kus seda otseselt vaja pole. Tegelikult ma olen abielus eestlasega. Je suis mariée avec un Estonien. Mon mari est médecin dans un hôpital à Tartu. Minu abikaasa, un mari, niimoodi kirjutatud siis nagu eesti keele mari, on siis meessoost abikaasa. Et médecin on arst dans un hôpital, ühes haiglas. Hôpital on siis haigla, meessoost sõna, à Tartu, Tartus. Et vous avez des enfants? Ja kas teil on lapsi? Un enfant, ilma esita siis on laps, mitmuses des enfants. Oui, nous avons un fils et une fille. Jah, meil on poeg ja tütar. Un fils on siis poeg, L-i ei häälda sealt vahelt ja une fille on tütar. Notre fils s'appelle Daniel. Meie poja nimi on Daniel. Il a 12 ans. Ta on 12-aastane. Et notre fille s'appelle Marie. Meie tütre nimi on Marie. Elle a 9 ans. Ta on 9-aastane. Vous travaillez vous aussi? Kas teie ka töötate? Non. En ce moment, je ne travaille pas. Ei, praegusel hetkel ma ei tööta. Teine dialoog, teine intervjuu. Et vous, Eva, vous travaillez à l'université de Tartu? Ja teie, Eva, teie töötate Tartu Ülikoolis? Oui. Je travaille à l'université depuis 16 ans.
Je suis professeur de français. Jah, ma töötan ülikoolis juba 16 aastat. Ma olen prantsuse keele õpetaja või siis õppejõud ülikoolis. Vous êtes contente ici? Kas te olete siin rahul? Content, ilma selle e-ta lõpust ja sellisel juhul t-d ei hääldata, on meessoost ja contente, kui on e on lõpus kirjutatud ja t hääldatakse välja, naissooform tähendab siis rahul. Oui, je suis très contente. Jah, ma olen väga rahul. J'ai un travail intéressant. Mul on huvitav töö. Un travail, eli hääldata, viimane on i, mis hääldatakse, on töö, intéressant, intéressante, huvitav. Et votre famille? Ja teie perekond. Une famille, näete jälle see I-L-L-Ö lõpp, mis hääldatakse siis nagu eesti jotina. Naisest sõna une famille tähendab perekond. Ja teie perekond, et votre famille. Je ne suis pas mariée. Ma ei ole abielus. Et je n'ai pas d'enfant. Ja mul ei ole lapsi. Mais j'ai une grande famille. Aga mul on suur perekond. Qui habite un peu partout. Kes elab natuke igal pool. Un peu tähendab natuke ja partout on igal pool. En France, Prantsusmaal, en Italie, Itaalias, au Portugal, Portugalis. Miks siin on a ja o, sellest me räägime natukene hiljem. Vous êtes professeur de français, mais vous parlez aussi beaucoup d'autres langues. Te olete prantsuse keele õppejõud, aga te räägite ka palju muid keeli. Nii, me, M-A-I-S on siis aga või kuid. Beaucoup, vaadake, kuidas kirjutatakse B-A-U, coop, hääldatakse beaucoup, tähendab palju, ja autre on muu. Une langue on keel siis. D'autres langues, teisi keeli. Oui, je parle italien, portugais, anglais, allemand, russe, hongrois, finnois et bien sûr estonien. Jah, ma räägin itaalia, portugali, inglise, saksa, vene, ungari, soome ja loomulikult eesti keelt. Bien sûr tähendab loomulikult. C'est impressionnant. See on väga, kuidas eesti keeles öeldakse, impressive, muljetavaldav. Voici un bel exemple pour les étudiants de langue. Siin on ilus näide või hea näide keeleõpilastele või keeleüliõpilastele, üliõpilastele, kes õpivad keeli. Voici, siin on bel, on siis ilus, juhul kui ta on siis vokaaliga algava tähe sõna ees, bel, muidu oleks bo meessoost, naissoost bel, B, Ö, L, L, Ö. Les étudiants de langue, keele üliõpilased otseses tõlkes. Merci pour l'interview. Aitäh intervjuu eest. Nii.
järgmiseks vaatame seda väikest rohelist kastikest, mis meil siin lehekülje all on. Ja siin räägib natukene siis perekondlikust seisust. État civil oleks eesti keeles siis perekonnaseis. Tsiviilstaatus otsetõlkes või tsiviilolukord. Eesti keeles me ütleme siis perekonna staatus. Nii, être marié ja siin te näete, et on 2 varianti, meessoost ja naissoost variant. Abielus olema. Être célibataire on siis vallaline olema. Meessoost, naissoost, sama vormiga. Être divorcé on siis hääldus samasugune, aga 2 kirjapilti jälle ja tähendab lahutatud olema. Nii, ja siis ma võiksin muidugi rääkida ka sellest, kui keegi on lesk, seda ei ole siin mainitud, on siis näiteks être veuve, aga see pole praegu nii oluline. Avoir des enfants, otseses tõlkes lapsi omama, või laps, kas kellelgi on lapsi, eesti keeles me ei saakski seda, ei kasuta seda väga niimoodi algvormis. Avoir un fils, poega omama ja avoir une fille, tütart omama, nii-öelda. Page 33, lehekülg 33. Exprimer un état physique, füüsilise olukorra kirjeldust, ehk siis inimese, kuidas see füüsiline seis on, tema füüsilise seisu kirjeldamine. Avoir plus non, seda tehakse tavaliselt siis verbi avoir abil, mis tähendab omama ja lisatakse sinna siis nimisõna, näiteks avoir sommeil, otseses tõlkes und omama. Keegi unine on, eesti keeles me ütleksime unine olema, prantslased ütlevad und omama. Avoir faim, ütleksime näljane olema, prantslane ütleb siis, et nälga omama. Avoir soif, janune olema. Avoir chaud, ennast väga palavalt tundma, kui liiga palav on. Avoir froid, külm olema, tuntakse, et on külm. Avoir mal à la tête, kui pea valutab, peavalu omama, prantslased ütlevad siis. Ja saame ka kasutada osade asjade puhul être plus adjektif, mis tähendab siis verb être olema pluss siis omadussõna. Être content, contente, rahul olema. Être fatigué, hääldus sama kirjapilt erinev siis, väsinud olema. Être malade, haige olema. Ja être en plein forme, vormis olema. Ehk siis mitte, kellel on vormiriietus, vaid selles mõttes, et kes on heas vormis, kes on terve, ei ole haige. Nii, ja nüüd võite ühtlasi märkida oma verbide pööramise lehele, et peate ära õppima verbi avoir, mis on teil siin esimese lehekülje 3. pöördkonna teine sõna peale etrit. Verb avoir. Ja see pööratakse siis järgnevalt. J'ai, mis tähendab mul on. Tu as, sul on. Il, elle a, temal on. Nous avons, meil on. Vous avez, teil on. Il, elles ont, neil on. Siin ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et kui me võrdleme omavahel etri, nemad pööreti ja avoiri oma, siis siin on väga-väga väike nüansi vahe, kuidas neid hääldatakse. Ja seega me peame väga korralikult hääldama. Il, elles sont oli etri oma ja avoiril on il, elles ont. See illi või elli mitmuse S, mis muidu on täiesti kuuldamatu, seda välja ei hääldata, hääldatakse nüüd välja Z-ina, kuna järgnev sõna algab täishäälikuga.
Ils ont, neil on. Elles ont, neil naissoost on. Ils sont, nemad on meessoost. Elles sont, nemad on naissoost. Kuulake, seal on vahe. Ils sont, ils ont. Elles sont, elles ont. Ja see on äärmiselt oluline, et te seda vahet teeksite. See võib teatud kontekstides muuta seda tähendust, kas te kasutate avoir'i või etre't. Nii, paremal pool on siis eitus sellesama avoir'iga. Je n'ai pas, tu n'as pas, il, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils, elles n'ont pas. Nii, on utilise le verbe avoir pour exprimer la possession. Verbi avoir kasutatakse siis selleks, et väljendada mingisuguse asja omamist. La possession. J'ai un bon travail. Mul on hea töö. Il a 2 enfants. Tal on 2 last. Milleks veel kasutatakse? Demander et dire l'âge. Vanuse küsimiseks ja väljendamiseks või ütlemiseks. Prantslased siis. Paneme jälle tähele, kirjutame notabene kuskile vihikusse. Prantslased ei ütle, mina olen 25-aastane. Prantslased ütlevad, mina oman 25 aastat. Prantslane ei küsi, kui vana sa oled, vaid prantslane küsib, milline vanus sul on või millist vanust sa omad, nii-öelda. Küsimus seega. Tu as quel âge, mis vanus sul on, see tõlkes siis, või kui me teietame, vous avez quel âge, mis vanus teil on. J'ai 17 ans. Otseses tõlkes mul on 17 aastat. Aga eesti keeles me siis ütleme et ma olen 17 aastat vana. Décrire l'état physique. Füüsilise seisundi kirjeldamiseks siis, millest me siin just mõni hetk tagasi ka rääkisime, näiteks j'ai sommeil, mul on uni. Tu as soif, kas sul on janu? Ja siin pildi allkirjas ka elle a peur, ta kardab. Prantslane ütleb siis, et tal on hirm. No, eesti keeles me võime ka samamoodi öelda. Tal on hirm. Nii, exercice numéro 2. Compléter avec avoir et lisez à 2. Ülesanne näeb ette, et te peate siis panema siia verbi avoir, erinevad pöörded vastavalt vajadusele ja kahekesi lugema. Kuna teil kedagi kõrval ei ole, siis teie loete üksinda. Panete pausi peale, teete ise harjutuse ära ja siis ma kohe annan teile ka õiged vastused. Vous avez quel âge? J'ai 16 ans. 2. Tu as soif? Non, merci. Je n'ai pas soif. 3. Vous avez des enfants? Oui. Nous avons 3 enfants. 4. Elle a des enfants? Non. Elle n'a pas d'enfants. 5. Elle a faim? Oui. Elle a très faim. Bien. Enne kui me edasi läheme, paluksin, et te vaataksite korraks veel oma seda verbide pööramise tabeli lehte. Meil on siin nimelt nüüd ära õpitud être ja avoir, olema ja omama, väga olulised verbid, ja me oskame pöörata esimese pöördkonna verbe.
ja mille kohta meil on olnud siis päris mitmeid erinevaid näiteid. Aga ma tahtsin pöörata teie tähelepanu ka sellele, et see kolmas kastike, mis teil on siin verb manger, et te natukene vaataksite ka, mismoodi käituvad siis sellised verbid, mis on natukene erandlikud. Ja manger on siis üks neist. Ja näiteks, kuidas see esimene pööre, mina, teine sina, kolmas tema, on täiesti reeglipärased ja neljas pööre nu ehk meie on siis ebareeglipärane ja miks. Kui me teeksime moodustaksime ta niimoodi, nagu reegel ette näeb, siis me kirjutaksime nu ja siis M-A-N-G-O-N-S, mida prantsuse keeles siis hääldusreeglite järgi peaks välja hääldama nu mangon, sest et G-täht, millele järgneb O, hääldatakse prantsuse keeles G-na. Kui G-le järgneb see E, siis teda hääldatakse J ja kui talle järgneb O, siis ta hääldatakse G. Nii et selleks, et meil ei oleks siin mingit anomaaliat, et järsku neljandas pöördes hääldatakse teistmoodi, selleks peab siis sinna G ja O vahele tekitama sellise tähe, mis aitaks meil seda G-d hääldada ikkagi J välja ja mitte G. Ja sellepärast ongi siis je mange, tu manges, il, elle mange ja mitte nous mangon, vaid seal vahel on siis see E, et me hääldaksime nous mangeons, edasi vous mangez, il, elle mange on siis täiesti reeglipärane. Nii et selline asi tuleb meelde jätta, et kui on siis see tegemist prantsuse keele pööramisega ja see G-täht jääb sinna vahele, kus me tegelikult tahaksime hääldada J-na, siis peame kindlasti jälgima, et kõrval oleks siis see E. Nii palju praegu sellest. Aga läheme nüüd edasi 43. kuulamisharjutusega. Exercice d'écoute numéro 43. Exercice 3. Ja muidu harjutus 3 siis selles õppetükis. Écoutez et lisez. Faites attention à la liaison avec en et en. Kuulake ja lugege ja pöörake siis tähelepanu nendele kohtade, kus teil on liaison ehk siis see ühenduskoht. Te me hääldaksite kõik asju nii, nagu peab hääldama. Nüüd paneme hästi tähele, mismoodi meile seda ette loetakse. Écoutez et lisez. Nicolas a 1 an. Isabelle a 2 ans. Chloé a 3 ans. Tu as 6 ans. Marie a 8 ans. Magali a 9 ans. Quel âge a Daniel? Il a 10 ans. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Et moi, j'ai 20 ans. Bien. Ma loen nüüd ette ja siis teie saate lugeda järgi. Nicolas a 1 an. Isabelle a 2 ans. Chloé a 3 ans. Tu as 6 ans. Marie a 8 ans. Magali a 9 ans. Quel âge a Daniel? Il a 10 ans. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Et moi, j'ai 20 ans. Bien, exercice numéro 4. Harjutus number 4. Quel âge ont-ils? Kui vanad nad on? See jääb teile praegu iseseisvaks harjutuseks. Vaatate siis selle sünniaja järgi.
millal on 4 erinevat inimest sündinud ja kirjutate välja, kui vanad nad on ja harjutate ise valjusti ka nende lausete lugemist. Kui see on tehtud, siis pöörame aga lehte, tournons la page, jusqu'à page 34. Järgmiseks tuleb meil siis nüüd lehekülg 34. Exercice 5, harjutus 5, mis on siis kuulamisharjutus 44 ühtlasi ja me peaksime seda tegema töövihiku abiga. Ülesanne näeb siis ette écoutez et dites si vous entendez le verbe avoir ou être. Kuulake ja öelge, kas te kuulete siis, et tegemist on verbiga avoir või être. Võtke omale tabel igaks juhuks kõrvale, et te saate sõrmega järge pidada ja vaadata, et mis te arvate, millega siin tegemist on. Töövihikust on siis harjutus lehekülg 14, harjutus 2. Exercice d'écoute. Écoutez et dites si vous entendez le verbe avoir ou être. Il est étudiant. J'ai 16 ans. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ils ont sommeil. Ils sont en France. Ils ont des amis en France. Nous avons faim. Il est content. J'ai 20 ans. Nii, veel kord. Exercice d'écoute. Écoutez et dites si vous entendez le verbe avoir ou être. Il est étudiant. J'ai 16 ans. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ils ont sommeil. Ils sont en France. Ils ont des amis en France. Nous avons faim. Il est content. J'ai 20 ans. Nii. Kui me oleme nüüd valmis, siis ma ütlen õiged vastused. 1. Être. 2. Avoir. 3. Être. 4. Avoir. 5. Avoir. 6. Être. 7. Avoir. 8. Avoir. 9. Être. 10. Avoir. Järgmine harjutus. Kuulamisharjutus 45. Exercice d'écoute numéro 45. Julie a l'air fatiguée. Kõigepealt kuulame jälle. Julie a l'air fatiguée. Salut, petite sœur. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Je ne sais pas. J'ai mal à la tête. Nii, vaatame ise ka selle väikse dialoogi üle, et saame välja kirjutada need sõnad, mida me ei tea äkki. Ja siis harjutada seda hääldust lugemist. Julie a l'air fatiguée. Avoir l'air fatigué tähendab väsinud tunduma. Ta näeb väsinud välja, ta tundub väsinud. Avoir l'air tähendab siis mingit nägu olema, mingi tunduma, et on mingit moodi. Avoir l'air. Elle a l'air fatiguée. Nii, Antoine ütleb siis salut, petite sœur.
tere, väike õde. Ciao, väike õde. Sœur on õde prantsuse keeles. Une sœur. Naissoost sõna. Kui te nüüd vaatate, et siin on keskel mingisugune väga kummaline täht, millest te ei saa aru üldse, mis asi see on, et te pole sellist näinud, siis tegelikult see on lihtsalt O ja E kõrvuti, aga prantsuse keeles siis, kuna hääldatakse niimoodi öö, siis pahatihti need tähed kirjutatakse prantsuse kirjas kokku ja siis just trükikirjas. Ma ei ole näinud, et keegi neid kirjutaks käsitsi niimoodi kokku, aga trükis nad lähevad niimoodi kokku. Sœur. Petit on siis väike. Meessoost oleks petit ja siis seda E-d ei kirjutada sinna lõppu, kirjutatakse lihtsalt P-E-T-I-T. Nii, petite sœur. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Pange nüüd tähele, see pikk rodu, seda hääldatakse qu'est-ce qu'il y a? Ja see tähendab, mis viga on. Otseses tõlkes oleks que, mis, E on söö, see, que, mis, il, see või tema, i, seal, a, on. Ehk siis prantslased, milleks minna otse, kui saab ringiga. Mis on see, mis see on? Ehk midagi umbes taolist otseses tõlkes, aga see tähendab siis, mis viga on. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Kas ei lähe hästi? Non, pas vraiment. Ei, mitte päriselt. Vraiment on siis päriselt või päris. Mais qu'est-ce que tu as? Aga mis sul siis on? Tu es malade? Kas sa oled haige? Malade on siis haige, meessoost, naissoost, täpselt samasugune. Je ne sais pas. Ma ei tea. J'ai mal à la tête. Mu pea valutab. Avoir mal à la tête, see oli meil seal eelmise lehekülje peal kastikese sees ilusasti. Tähendab siis, et peavalu omama otse tõlkes. J'ai mal à la tête, mu pea valutab või mul on pea haige. Nii, loen ükskord veel niimoodi aeglaselt, et te jõuaksite minuga koos lugeda. Salut, petite sœur. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Je ne sais pas. J'ai mal à la tête. Exercice numéro 6. Harjutus number 6. Choisissez une image et faites un dialogue. Valige üks pilt ja kirjutage dialoog. Võite siit siis valida enda 4 vahel ja kujutage ette, et keegi tuleb selle inimesega rääkima, kes siin parasjagu seisab ja mida nad võiksid omavahel rääkida selle sõnavara piires siis, mida teie olete õppinud. Kui on valmis, siis võite edasi kuulata. Praegu palun pange pausi peale. Järgmiseks. Page 35, lehekülg 35. Üleval on meil väikene kastikene. Demander et dire où on habite. Kuidas küsida ja öelda siis, kus elatakse. Kõigepealt, küsimused. Vous habitez où? Kus te elate? Tu habites où? Kus sina elad? Kus sa elad? Il habite où? Kus tema elab? Näete siis see sama verb habiter, mis tähendabki kuskil elama, mitte selles mõttes elama, et nagu elus olema, vaid just elama, kus kohal resideerutakse nii-öelda. Ta on reeglipärane esimese pöördkonna verb. Mida te peate selle verbi puhul meelde jätma, on see, et prantsuse keeles hash-tähte
sõna alguses reeglina välja ei hääldata ja seega te ei ütle mitte habite, vaid habite. Hakkate hääldama, nagu see sõna algaks hoopis A-tähega. Habite, habite, habite. Nii. Ja kui me vastame siis, et mina elan, j'habite en France. Ma elan Prantsusmaal. J'habite à Paris. Ma elan Pariisis. Il habite 27 rue Saint-André-des-Arts. Ta elab 27 Saint-André-des-Arts tänav. Niimoodi siis, või tänav on siin isegi ees. Eesti keeles ei saagi päris nii öelda, kui prantslased ütlevad. Katsuge meelde jätta siis, et aadresside puhul prantslased panevad selle numbri kõige ette. Siis on koma, siis on kas see tänav või allee või maantee või mis iganes parasjagu, millega tegemist on. Ja siis on selle tänava nimi. 27 rue Saint-André-des-Arts. Saint-André-des-Arts tänav 27. Nii. Aha, ja võite vaadata kohe seda sinist kastikest ka, mis siin on. Siin on seesama habité on ilusasti pööratud, millest ma just rääkisin, et muidu siin ei ole mitte midagi keerulist, väga lihtne, see on esimese pöördkonna verb, aga lihtsalt, et te peate meelde, et need h-tähte siis välja ei hääldata. Nii, exercice numero 7. Compléter avec habiter. Saate panna jälle korraks pausi peale, täita ära lüngad ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Harjutus seisneb siis selles, et te peate pöörama siis verbi habiter, panema siis õiged pöörded siia lünkadesse. Ja õiged vastused siis nendele lünkadele. 1. Tu habites où? J'habite en Estonie. Siin pööraksin teie tähelepanu veel ühele väikesele nüansile, kuna prantsuse keeles h-tähte siis sõna algustes välja ei hääldata, siis need sõnad, mis ise algavad h-tähega, nad käituvad täpselt samamoodi nagu sõnad, mis algavad täishäälikuga. Tegelikult nendel on seal h kirjas ja h on kaashäälik. Seega, kui näiteks on ees mõni selline eessõna, mis enda järel oleva täishäälikuga algava sõna tõttu kaotab siis ära näiteks ühe oma tähe lõpust ja sinna tuleb asemele ülakoma, siis ka selle hashiga algavate sõnade puhul on täpselt samasugune lugu ja üks nendest eessõnadest on siis, või asesõnadest on je näiteks. Me ei ütle siis mitte je habite en Estonie, vaid j'habite en Estonie. 2. Jacques habite en France. Non, il n'habite pas en France. Siin siis samamoodi n ülakomaga. Il habite en Suisse. 3. Vous habitez où? Nous habitons 12 rue Bonaparte. 4. Marie et Isabelle habitent à Paris. Non, elle n'habite pas à Paris. Elle habite à Nantes. Très bien. Nii väga hästi. Järgmiseks on meil harjutus 46, kuulamisharjutus. Siis jälle, mis siis tähendab seda, et me vaatame teiega natukene edasi numbreid. Ja nüüd läheb see numbrite asi veelgi keerulisemaks. Ehk siis prantslased näitavad läbi numbrite oma tõelist palet. Aga kõigepealt kuulame ja kordame ilusasti järgi, siis arvutame seda, milles siis nende õige pale siin avaldub. Nombre. 60. 61. 62. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 1
73,
77, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100. Nii, très bien. Võtke ühtesi palun ka oma numbrite leht. Ma arvan, et teil on sellega lihtsam natukene opereerida selles mõttes, et seal on kõik numbrid koos ja kui te siis numbrid treenite, harjutate ja kordate, siis teil on tunduvalt lihtsam vaadata sealt lehe pealt, kui et hakata lappama neid erinevaid lehekülge õpikust, kus numbrite kohta on siis midagi kirjas. Ja kui te tahate midagi lisaks kirjutada, siis siin numbrite lehe peal on lõpus ruumi ka. Nii, kuni, nagu me ütlesime, siis kuni 60-ni tundus, et nagu numbrid on prantsuse keeles väga lihtsad ja loogilised. Aga vaatame, mis siis nüüd saab peale seda 60. 60 oli siis 60 ja sama süsteemiga, mis siis ennem, nagu me rääkisime teiega, et kui meil on siis 61, siis seal vahel käib see E, ühtegi sidekriipsu ei ole ja 62 on ilma E-ta ja sidekriipsuga. Aga kui siis nüüd me jõudsime, te olete õppinud ilusasti kuni 69-ni, kõik on hästi, me jõuame siis 70-ni ja 70 prantsuse keeles on 70. Mida te nagu näete ja teil õpikus on siin ilusasti numbritena ka kirjas, siis tegelikult on 60, 10. Nii et alates 70 prantslased hakkavad siis põhimõtteliselt arvutama. Nendel nagu eraldi numbreid nende meelest ei ole siis vaja nagu tekitada, et nemad siis panevad kokku need numbrid, mis neil vaja on nendest numbritest, mis juba olemas on. 70, 60, 10 on siis 70. 71 otseses tõlkes siis 60 ja 11 on 71 prantsuse keeles. Samamoodi siis, kui on tegemist selle 71-ga, saate meelde jätta, et seal vahel käib E, aga siis nüüd mitte järgi ei lähe mitte 1, vaid 11, mitte 1, vaid 11. Aga E on seal vahel. Ja 72, 60, 12 on siis 72. 73 on siis 73, otsetõlkes 60, 13 ja nii edasi. Kuni me jõuame siis juba 77-ni ja kuna meil juba 17 koosnes kahest erinevast numbrist, ehk siis 10 ja 7, mis oli siis 10, 7, siis nüüd 77 puhul meil on reas siis põhimõtteliselt 3 numbrit. 77, 60, 10, 7. Teeb siis kokku 77. 78 oleks 78, 60, 10, 8. 79 oleks 79, 60, 10, 9. Nii, ja et ikkagi asi veel keerulisemaks ajada, siis 80 prantsuse keeles on 80, mis tähendab siis 4/20. Ehk siis põhimõtteliselt nüüd me oleme liitnud, aga hakkame korrutama ka. 4 korda 20. 80. Siin pange tähele, et 80, siin on see 20 on mitmuses ehk 4/20. 4 tükki see 20 on mitmuses. Samas kui pärast see S, mitmuse S kaob nagu tagant ära, kui me hakkame sinna lisama veel asju juurde. See tuleb kindlasti meeles pidada, sest see on kirjaviga prantsuse keeles, kui te kas ei pane sinna, kus peab olema S või panete sinna, kus ei tohiks olla. 81 on 81 ja siin ei ole nüüd seda E-d vahel, millest me enne rääkisime, et alati kui on üheline, et siis on E ja mitte sidekriips. 81, 81 ehk siis 4/21. 82, 82 ehk siis 4/22.
83, 83. 90, näiteks siis on 90. Kui me räägime nüüd juba 91-st ja üldse nendest 90-listest, siis näete jah, et see sama süsteem läheb siin edasi, mis oli siis 60 ja et 70 nagu eraldi ei ole, et siis sealt tuli nagu 11, nüüd 90 on siis samamoodi, et 80 sealt hakatakse siis edasi arvutama, et 90, 4 korda 20 pluss 10 on siis 90, 91, 4 korda 20 pluss 11 on siis 91, 92, 92, 93, 93, 85, 95 on siis 95 ja kõige pikema jada te saate veel siis, kui on 99, mis on 99 ehk siis kui me kõik nagu juppideks lammutaksime, siis oleks 4 korda 20 pluss 10 pluss 9 on siis prantslaste jaoks 99 ja 100, millega me olime juba siis tuttavad, mis on 100, millest muidugi tuleb eesti keeles sõna sent. Ja nüüd te põhimõtteliselt peaksite tundma kõiki numbreid, olema suutelised ka siis kirjutama ja ütlema pikemaid koosluseid, et sellele ole enam midagi keerulist, et kõige keerulisemad ongi prantsuse keeles need 70 kuni 99. Teil on siin numbrite lehe peal on olemas ka natukene näiteid nendele, et kui teil on pikemad arvud, näiteks siin on 222 ja 999 ja nii edasi, et nendega ka palun tutvuge kodus, vaadake, kuidas neid asju kokku kirjutatakse, aga siin ei ole enam midagi enam keerulist, kui te olete sellest 70 kuni 99 asjast üle saanud. 2 kommentaari veel siia juurde, mida teil siin õpikus küll ei ole, aga mis ma arvan, et pakuvad teile ehk ikkagi huvi. Siin lehe peal on ka ilusasti kirjas, vaadake, kus on need tärnikese 70, 80 ja 90. On siin juurde kirjutatud en Belgique et en Suisse, et see tähendab siis Belgias ja Šveitsis ei kasutata neid 70, 80 ja 90, ehk siis seda 60, 10, 4 korda 20 ja 4 korda 20, 10, vaid nendel on siis olemas eraldi sõnad 70, 80 ja 90. Ehk siis 70 on 70, 80 on octant ja 90 on 90. Ja nüüd tavaliselt õpilased, kui ma klassis olen, küsivad mu käest, aga miks prantslased neid ei kasuta ja miks prantslastel on siis nii kohutavad numbrid. Selle põhjuseks on see, et ajalooliselt on nendel niimoodi välja kujunenud. Kui te olete natukene kursis sellega, et kus kohast prantsuse keel üldse tuleb, räägitakse prantsuse keel nii romantiline, nii ilus, see on nii tore, see on nii see ja teist, kõik ühesõnaga õhkavad, kõik tahavad kangesti prantsuse keelt õppida, sest see on nii tore ja nii ilus. Prantsuse keel oma päritolult on midagi äärmiselt maalähedast, ehk siis prantsuse keel on üks romaanikeeltest, ehk siis ta on arenenud ladina keelest. Kui meil oli suur Rooma impeerium, mis laiutas mööda Euroopa kaarti, siis Rooma sõdurid tulid, nägid, võtsid ära ühesõnaga sellise piirkonna nagu Gallia, mis siis asus tänapäeva Prantsusmaa piirides ja gallialased on ise keldid, ehk siis nad rääkisid gallia keelt, mis on siis üks keldi keeltest, nagu näiteks iiri keel. Ja keldi keeltes on numbritel selline süsteem, et nendel ei ole kõikide numbrite jaoks eraldi sõna, vaid nad arvutavad niimoodi. Et see on tulnud siis mõjutus keldi keeltest. Ja kui siis need ladina keelt rääkivad Rooma sõdurid tulid siis tänapäeva Prantsusmaa aladele tolle Galliasse, siis ühe asjana loomulikult nad võtsid kaasa oma keele ja see ei olnud mitte see puhas ladina keel, vaid see oli nii-öelda siis släng, see sõdurid ei ole kuigi haritud seltskond, et nemad rääkisid sellist nagu alamat
ladina keelt. Selle keele nad tõid siis Prantsusmaale kaasa või Galliasse kaasa. Need gallialased hakkasid rääkima seda keelt ja hakkasid rääkima seda keelt oma aktsendiga. Sellest keelest siis hiljem sajandite jooksul on kujunenud prantsuse keel, ehk siis see puuladina keel, sõdurite alamklassi ladina keel, mida on siis vürtsitatud gallialaste oma keele iseärasustega, nagu näiteks numbrid, ja nende aktsendiga, see ongi siis tegelikult prantsuse keel. Ilus kõrgklassi ladina või selle, ladina keel sellest arenes hiljem välja. Mis keel? Ma usun, te kõik, kui te ka ei tea, siis võidate arvata seda. Itaalia keel on see keel, mis on siis niimoodi nii-öelda siis Rooma impeeriumi südames arenenud kõrgklassi ümber, aga siis prantsuse keel on jah see puuladina keel vürtsitatud gallialaste omapäradega. Ja kuna siis gallialaste piirkond oligi ainult siis nagu Prantsusmaal, siis ainult Prantsusmaal kasutatakse seda imelikku arvutamissüsteemi, et muud kohad siis, kus siis ka prantsuse keelt räägitakse, seal siis kasutatakse septant, octant ja nonant. Ja need olidki need kaks asja, mis ma tahtsin teile rääkida. Ühesõnaga piirkondlikult ja siis ajaloo kohta natukene. Nii, aga me läheme edasi. Enne kui me läheme edasi, siis ma usun, et ega ma vist ei pea seda kordama, et te teate seda, et te olete nii tublit, te teate seda ise, aga et siis nüüdseks te teate või peaksite teadma või kui veel ei tea, siis hakkate kohe varsti teadma kõiki prantsuse numbreid. Te teete endale kodus ilusasti selgeks ka kõik need, kuidas ühesõnaga need asjad kokku hakkavad kõlama. Et siis 1999 näiteks 1999 ja mis aasta meil praegu on. Ja ühesõnaga harjutate kodus nii palju kui võimalik neid numbreid ja ka pikemaid arve kirjutama ja hääldama. Aga järgmiseks exercice d'écoute numero 47, kuulamise harjutus number 47, mille tegemiseks meil on samuti vaja siis töövihiku abi. Exercice 8, loeme siis siit écouter et noter les adresses. Ehk siis kui me võtame lahti jälle oma töövihiku lehekülg 14, page 14, siin on see harjutus 3. Ja peate siis kuulama ja leidma selle õige majanumbri siia aadressi jaoks. Ma arvan, et kõigepealt kuulame, me ei hakka seda praegu läbi lugema, sest et siin ma ei usu, et siin on midagi sellist, mis teda segaks nagu siin ühesõnaga ei sega nagu arusaamist see, isegi kui on mõni sõna, mida te ei tea. Pärast proovime seda lugeda, aga kõigepealt kuulame ja katsuge siis saada õige number sinna majanumbriks. Exercice d'écoute. Écoutez et notez les adresses. Renseignement, bonjour. Bonjour, je voudrais l'adresse de Madame Isabelle Richard, à Paris, dans le 19e. C4, Villa du Parc, 75 019. Renseignement, bonjour. Bonjour, je voudrais l'adresse de Madame Claire Chardon, à Montpellier. C'est 78 rue Chaptal, 34 000. Renseignement, bonjour. Bonjour, je voudrais l'adresse de Mademoiselle Amélie Lisière, à Strasbourg. C'est 83 avenue de la Liberté, 67 000. Renseignement, bonjour. Bonjour, je voudrais l'adresse de Monsieur Jean-Paul Gavaldi à Nantes. C'est 95 rue de la Constitution, 44 100. Nii, see käis päris kiiresti, aga äkki te saite need numbrid ilusasti kätte. Kui ei saanud, siis kerige tagasi ja kuulake uuesti, et te ikkagi saaksite need õiged numbrid. Selle koha peal on mul õpilased koolis paar korda öelnud, et miks nad nii kiiresti rääkima hakkasid järsku, et ma ei saa mitte midagi aru. See üks põhjus, miks mulle väga see õpik meeldib ja miks mulle meeldib selle õpiku järgi
õpetada, on see, et siin on hästi loomulikud situatsioonid, ka see, et kui keegi räägib, siis ei ole tehtud seda üleliia aeglaselt, et kui te lähete Prantsusmaale, siis ei tasu loota seda, et prantslased hakkavad väga aegluubis rääkima, sellepärast, et te saaksite aru. Et siin on selline reaalne õpe, kõik, mis nagu te õpite, reaalselt tuleb teile kasuks. Nii et kui ka kohe aru ei saanud, kuulake uuesti, treenige oma kõrva. See on teile ainult hea. Aga nüüd see kontroll ja vaatame siis natukest tõlget ka. Kõigepealt renseignement, bonjour. Renseignement on nagu siis informatsioon, antakse mingit infot, et ühesõnaga inimesed, nagu te võib-olla ka aru saite juba, helistavad infotelefonile. Ja siis nad ütlevad bonjour, je voudrais l'adresse de, tere päevast, ma sooviksin kellegi aadressi, siis see de näitab kuuluvust, kelle oma. Ja esiteks siis Madame Richard à Paris. Tema oli siis C4 Villa du Parc 75 019 Paris. 4 on siis 4. Teiseks Madame Chardon à Montpellier. Ja tema oli siis C78 rue Chaptal 34 000 Montpellier. Mis tähendab siis 78 on 78. 3. Kolmandaks oli Mademoiselle Lisière à Strasbourg. Strasbourgis elab keegi Preili Lisière siis. Ja c'est 83 avenue de la Liberté 67 000 Strasbourg. Ja 83 on siis 83. Ja neljas numéro 4, Monsieur Gavaldi à Nantes, c'est 95 rue de la Constitution 44 100 Nantes. Ja siis 95 on 95. Enne kui me edasi läheme, pööraksin teie tähelepanu ka sellele, et siin on ilusasti teil välja toodud need lühendid. Et Madame lühend on siis MME, Mademoiselle MLLE ja Monsieur on M. Nii et kui te veel ei tea neid, siis kirjutage need kas oma sinna sõnavaralehtede peale nende sõnade juurde või siis vihikusse, et te jääksid need ka ilusasti meelde. Aga nüüd edasi. Exercice 9, page 35, harjutus 9, lehekülg 35. A2, jälle üks kahekaupa tegemise harjutus, aga mida te peate siis omaette tegema. Demandez et donnez les adresses des personnes suivantes. Küsige ja andke järgmiste inimeste aadressid. Personne A. Esimene inimene siis. Consultez les informations dans le cahier d'exercice à la page 107. Vaadake siis informatsiooni, mis on teil töövihikus lehekülg 107 ja person B. Person B peab siis vaatama vastavalt, mis on lehekülg 108. Nii, ühesõnaga, siin on 2 lehekülge informatsiooniga. Ja teie saate siis, kuna te teete eeldavasti kodus üksi tööd, saate siis mõlemat osa ise täita, ise teha ja vaadata siis ka mõlemat lehekülge. Ja küsida siis infot nende inimeste kohta ja aadresse. Ja ise samal ajal siis ka anda. Kui teil on see valmis kirjutatud ja läbi loetud, siis võite jätkata edasi järgmise leheküljega ja audioloengu vahendusel.
lehekülg 36, page 36. Läheme edasi rohelise kastikesega. Ja vaatame siis täpsemalt natukene riikide nimesid ja mandrite nimesid. Kõigepealt need on jaotatud siin teile riikide nimed naissoost nimedeks, meessoost nimedeks ja mitmusest nimedeks. Loomulikult need ei ole kõik maailma riigid, mis siin kirjas on. Siin on pandud lihtsalt need meie endi kultuurikeskkonnas nii-öelda nagu olulisemad ja siis, et oleks näiteid nagu erinevatest. Aga põhimõtteliselt, et te saaksite pihta süsteemile, kuidas asi käib. Kui te tahate ennast veel natuke rohkem täiendada, siis ma panin teile sinna selle 4. õppetüki alla siis terve hulga erinevaid kaarte, kus on siis prantsuse keeles on peal, et seal on siis Euroopa erinevate mandrite kaardid ja siis kaarta siis maailmakaart, kus on siis mandrite nimed, nii et saate ilusasti sealt vaadata. Kui teil on siis selline visuaalne õppimine, on nagu võib-olla paremini meelde. Aga räägime nüüd jälle sellest naissoost, meessoost, mitmus. Kõigepealt on siis nom de pays au féminin, naissoost riikide nimed. Ja teil on siin näiteks toodud l'Allemagne, mis on Saksamaa, l'Angleterre, Inglismaa, la Belgique, Belgia, l'Estonie, Eesti, l'Espagne, Hispaania, la Finlande, Soome, la France, Prantsusmaa, la Grèce, Kreeka, l'Italie, Itaalia, la Pologne, Poola, la Russie, Venemaa, la Suède, Rootsi, la Suisse, Šveits. Nom de pays au masculin, meessoost riiginimetused, le Canada, mis on siis Kanada, le Denmark, Taani, l'Iran, Iraan, le Maroc, Marocco, le Portugal, Portugal, le Japon, Jaapan. Kui te nüüd vaatate neid kahte erinevat tulpa siin naissoost ja meessoost, siis te kindlasti täheldate, et millised riikide nimed on naissoost. Naissoost on kõik need, mis lõpevad e-tähega, prantslaste jaoks siis ööga. Et sellisel juhul, kui riigi nimi lõpeb e-tähega, siis on tegemist naissoost riiginimega. Kui ta lõpeb ükskõik milline muu tähega, siis on ta meessoost. Ja ärge laske ennast haneks tõmmata sellistest nimedest nagu näiteks Le Canada. Kui ta lõpeb A-tähega, siis A-täht prantsuskeeles ei ole naissootunnus, nagu näiteks me võime paralleeli tõmmata vene keelega või paljude muudegi keeltega. Prantsuse keeles siis see A ei näita naissugu, vaid siin on siis E-lõpuga riikide nimed on naissoost ja kõik ülejäänud on meessoost. Nüüd te võite ka küsida seda näiteks, et aga miks osadel on L üla koma ja osadel on la või siis vastavalt löö, oleneb nagu mis soost on. Sellele te võib-olla isegi oskaksite juba ise vastata, vähemalt kindlasti suurem osa teist, oli sellepärast siis, et kui riigi nimi algab täishäälikuga, siis me ei pane mitte la või löö seda määravat artiklit sinna ette, vaid sellisel juhul paneme L üla koma. Ja kui ta algab kaashäälikuga, siis paneme kas la või löö vastavalt selle, kas on naissoost või meessoost. Siin all nom de pays au pluriel mitmuses riigi nimed on näiteks teil toodud siis siin les États-Unis, mida ma usun, et te kõik saate aru, tähendab ühendriigid, niimoodi siis öeldakse. Kui meie reeglina eesti keeles ütleme pigem Ameerika või USA, siis prantslased ütlevad les États-Unis, ühendriigid. Ja nemad siis seda Ameerikat tavaliselt sinna taha ei ütle, kuigi ametlikult peaks ütlema. Ja nom des continents on siis kontinentide nimetused. L'Afrique,
l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Australie. Ja nemad on kõik naissoost. Nii, edasi sinine kastikene samal leheküljel. Ja nüüd me räägime sellest, mida ma ennem lubasin teile, et hiljem natukene täpsustame. Les prépositions devant les noms de pays. Eessõnad, mis siis pannakse riiginimede ette. Ja näiteks Philippe habite en France. Paolo habite au Portugal. Siin te siis nüüd saate võib-olla juba vastata ka ise sellele küsimusele, mida me ennem esitasin, et miks osadel on siis en ja osadel on o. Miks on en France, aga miks on au Portugal. En pannakse riiginime ette siis, et Philippe habite en France, Philippe elab Prantsusmaal, siis kui see riiginimi on naissoost ja kui on meessoost, siis kasutatakse o. Paolo habite au Portugal. Rachid habite au Maroc ja nii edasi. Aga erandlikult Ramin habite en Iran. Iraan ei lõpe eega, on meessoost riiginimi, aga me ütleme en Iran, sellepärast, et algab täishäälikuga. Et kui algab täishäälikuga, siis on igal juhul en. Ja siis kaashäälikuga algavad meessoost on o. Ja John habite aux États-Unis. Aux États-Unis on sellepärast, et États-Unis, kui ta on un état iseenesest on meessoost sõna, sellisel juhul peaks kasutama seda o, aga see on kirjutatud siis auks selle x-iga lõpus, sest see on mitmus sellest samast o-st. Eta on meessoost sõna ja kuna siis on mitmuses, siis peab see eessõna olema ka mitmuses. Nii, observez les exemples et complétez la règle avec un ou o, un o ja o. Et siin me põhimõtteliselt rääkisime selle sama asja juba ära. Devant les noms de pays féminin on utilise naissoost riikide nimede ees, me kasutame siis en. Devant les noms de pays masculin on utilise meessoost riiginimetuste ees, me kasutame o, ehk siis see au. Devant les noms de pays masculin qui commence par une voyelle on utilise nende riiginimede ees siis, mis algavad täishäälikuga, me kasutame en ja devant les noms de pays au pluriel on utilise mitmuses riiginimede ees, me kasutame o siis selle x-iga. Ja taaskord võite ennast siis natuke rohkem veel harida lehekülg 153 abil. Praegu aga läheme edasi. Exercice 10. Quelle langue parle-t-on en Estonie, en Suisse, en Finlande, en Belgique, aux États-Unis? Mis keeli räägitakse Eestis, Šveitsis, Soomes, Belgias, USAs? Complétez avec une préposition. Täitke lüngad siis prepositsiooniga. Ja ma tuletan siis meelde, et linna, kui me räägime linnast, siis me pidime kasutama seal ees a selle kriipsukesega, mis läheb nagu ülevalt alla, kui me vaatame vasemalt paremale. Ja siis riiginimede ees, sellest me just praegu rääkisime. Pange pausi peale, tehke harjutus ära ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Ja õiged vastused siis harjutusele 11, lehekülg 36. 1. La Tour Eiffel se trouve à Paris, en France. Tour Eiffel asub siis Pariisis, Prantsusmaal. 2. La Tour de Pise se trouve à Pise, en Italie. Ehk siis Piisa torn asub Piisas, Itaalias. 3. La Tour de Belém se trouve à Lisbonne,
au Portugal. Belemmitorn asub siis Lissabonis, Portugalis. 4. Le château de ton père se trouve à Tallinn, en Estonie. Toompea loss asub Tallinnas, Eestis. Un château on siis loss, meesotsõna. Ja muide, une tour on naisotsõna, on siis torn. 5. Le musée du Prado se trouve à Madrid, en Espagne. Un musée on muuseum, meesotsõna. Ja se trouver tähendab otseses tõlkes see verb, mida siin korratakse lubaks. See tähendab ennast leidma otseses tõlkes, ehk siis, et näiteks Tour Eiffel leiab ennast Pariisis, Prantsusmaal, aga me eesti keeles ütleme, et ta asub. Se trouver kasutatakse siis prantsuse keeles. Nii. 6. Le Tate Britain se trouve à Londres, en Angleterre. 7. La porte de Brandenburg se trouve à Berlin, en Allemagne. 8. Le Golden Gate Bridge se trouve à San Francisco, aux États-Unis. 9. Le palais du Kremlin se trouve à Moscou, en Russie. Un palais, meesotsõna on siis palais. La porte on naisotsõna, tähendab uks või siis ka värav. Tourne la page, või läheme edasi järgmise leheküljele. 37, exercice numéro 12, harjutus 12. Lisez le texte et imaginez que vous faites une interview de Manu Chao. Jouez le dialogue avec votre partenaire. Lugege teksti ja kujutage, et te peate tegema intervjuu selle Manu Chaoga ja ülesanne näeb ette, et te teeksite dialoogi oma partneriga. Teie ülesanne näeb siis ette, et me loeme selle läbi kõigepealt. Tõlgime, siis ma loen aeglaselt ja te saaksite minuga koos seda lugeda, et oma lugemist treenida. Ja siis teie, enne kui me läheme edasi nende väikeste kuulamisharjutuste juurde veel, panete pausi peale, et siis kirjutada dialoog teie kui ajakirjaniku ja Manu Chao vahel, mida te tema käest küsiksite ja mis ta teile vastaks. Aga alustame siis ilusasti otsast peale, kõigepealt siis me loeme ja tõlgime, et oleks kindel, et te saate sellest tekstist kõigest ilusasti aru. Manu Chao, un chanteur connu dans le monde entier, est né à Paris en 1961. Manu Chao, laulja, kes on tuntud kogu maailmas, on sündinud Pariisis 1961. aastal. Sa famille est d'origine espagnole. Ta perekond on siis Hispaania päritolu. Et il est lui-même parfaitement bilingue. Ja ta ise on täiuslikult kakskeelne. Il chante donc en français et en espagnol. Ta laulab seega prantsuse ja hispaania keeles. Mais aussi en anglais, en galicien, en portugais, en arabe, en wolof. Aga ka inglise, galeegi, portugali, araabia ja wolofi keeles. Galeegi keel on siis üks Hispaania väikestest keeltest
ja Wolof on Senegali kõige suurem keel, seal on hästi palju erinevaid keeli. En 1987, il forme le groupe Mano Negro qui fait une tournée en Colombie et qui sort plusieurs disques. 1987. aastal moodustab ta siis ansambli Mano Negro, mis siis käib turneel Kolumbias ja laseb välja mitmeid plaate. Sa musique est un mélange de différents styles. Tema muusika on siis segu erinevatest stiilidest. Salsa, rock, ska, reggae, punk. Usun, et siin ei vaja midagi tõlkimist. Après la séparation du groupe en 1994, Manu Chao commence une carrière en solo. Peale ansambli lahkuminekut 1994. aastal alustab Manu Chao soolokarjääri. Il voyage en Amérique, ta reisib Ameerikas, au Brésil, au Mexique, en Colombie, à Cuba, nagu näete siis põhiliselt Lõuna-Ameerikas, et en Afrique ja Aafrikas, notamment au Sénégal, peamiselt siis Senegalis. Ces albums Clandestino 1998 et Proxima Estación Esperanza 2001 connaissent un succès énorme. Tema albumid Clandestino ja Proxima Estación Esperanza saavad siis väga edukateks, nad on väga otseses tõlkes connaissent, nad tunnevad väga suurt edu. Aujourd'hui, il se produit avec son nouveau groupe Radio Bemba. Täna siis ta produtseerib oma enda ansamblit Radio Bemba. Nii, nüüd ma loen uuesti, niimoodi, et te saate samal ajal lugeda kui mina. Katsun aeglasemalt lugeda, et te ilusti järgi jõuate. Ja seda lugemisharjutust te võite siis mitu korda tagasi kerida ja uuesti panna peale, et te saaksite ilusasti harjutada oma lugemisoskust. Manu Chao, un chanteur connu dans le monde entier, est né à Paris en 1961. Sa famille est d'origine espagnole et il est lui-même parfaitement bilingue. Il chante donc en français et en espagnol, mais aussi en anglais, en galicien, en portugais, en arabe, en wolof. En 1987, il forme le groupe Mano Negro, qui fait une tournée en Colombie et qui sort plusieurs disques. Sa musique est un mélange de différents styles. Salsa, rock, ska, reggae, punk. Après la séparation du groupe en 1994, Manu Chao commence une carrière en solo. Il voyage en Amérique, au Brésil, au Mexique, en Colombie, à Cuba et en Afrique, notamment au Sénégal. Ces albums
clandestino 1998 et Proxima Estación Esperanza 2001 connaissent un succès énorme. Aujourd'hui, il se produit avec son nouveau groupe Radio Bemba. Bien, nüüd te saate panna pausi peale, teha ära oma dialoogi. Enne kui me läheme edasi veel kuulamisharjutuste juurde, siis et neid lugemisharjutusi ei oleks ikka meil piisavalt palju, sest te peate hakkama korralikult lugema ja et mul on selline kahtlane tunne, et ma selle õppetüki alguses jätsin aeglaselt lugemata need 2 esimest dialoogi, siis ma teen seda nüüd, nii et keerake tagasi leheküljele 32 ja loeme aeglaselt koos läbi veel need 2 dialoogi. Ja te saate loomulikult jälle tagasi kerida ja teha seda mitu korda, mida rohkem te loete, seda paremaks teie lugemisoskus läheb, seda paremaks te treenite ka oma seda silma. Sest et nagu te vast teate, see lugemisoskuses on väga oluline see, et te tegelikult ei hakka mitte enam veerima tähti kokku, vaid te vaatate sõnale peale, plaks ja te teate, mis sõna see on. Ja selles aitab teid ainult see, kui te palju loete ja lugege valjusti, mitte nagu mõttes. Sest et muidu pärast on raske teil hakata juurde õppima seda oskust, et valjusti ka lugeda. Need on 2 nagu eri asja, õpitakse nagu erinevalt seda vaikselt silmadega lugemist ja siis see, et sa samal ajal ka välja hääldad. Aga nüüd siis esimene dialoog. Lehekülg 32. Bonjour, Charlène. Vous êtes française, mais vous habitez en Estonie. Oui, j'habite à Tartu depuis 5 ans. Non, 8 ans. Eh oui, le temps passe vite. Pourquoi êtes-vous en Estonie? En fait, je suis mariée avec un Estonien. Mon mari est médecin dans un hôpital à Tartu. Et vous avez des enfants? Oui, nous avons un fils et une fille. Notre fils s'appelle Daniel, il a 12 ans. Et notre fille s'appelle Marie, elle a 9 ans. Vous travaillez, vous aussi? Non, en ce moment, je ne travaille pas. Saate tagasi kerida, uuesti lugeda. Ja on edasi järgmist dialoogi. Et vous, Eva, vous travaillez à l'université de Tartu? Oui, je travaille à l'université depuis 16 ans. Je suis professeur de français. Vous êtes contente ici? Oui, je suis très contente. J'ai un travail intéressant. Et votre famille? Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai une grande famille qui habite un peu partout. En France, en Italie, au Portugal. Vous êtes professeur de français, mais vous parlez aussi beaucoup d'autres langues. Oui, je parle italien, portugais, anglais, allemand, russe, hongrois, finnois et bien sûr estonien. C'est impressionnant,
Voici un bel exemple pour les étudiants de langue. Merci pour l'interview. Ja nüüd uuesti leheküljele 37, page 37 ja meie kuulamisharjutused. Kõigepealt siis 48, 48. Phonétique. A. Le son en. 30, 40, Anne. Marianne, Canada, Nagu te kuulete, siis nüüd siin tuleb teil eristada omavahel selliseid häälikuid nagu an ja an. Ja see tohiks nagu kõrvale väga keeruline olla. Kui me kuulame neid näiteid edasi, mis siin on toodud, siis te saate aru, et nad kõlavad erinevalt, aga küsimus ei olegi selles, et te ei kuuleks neid erinevusi, vaid küsimus on selles, et teile rõhutada, kuidas te peate alati tähele panema ette neid asju, kui te ise hääldate omavahel ära ei segaks, sest et nende reeglina siiski väga tihti ka vahetavad sellisel juhul tähendust. Need sõnad, kui hääldatakse ühte või teistmoodi, kas a või a, seal on prantslaste jaoks vahe. Nüüd kuulake tähelepanelikult, siin teil on võimalik kirjapildis nagu ka näha, et need sõnad kirjutatakse ka erinevalt ja mina võin teile öelda, et nende tähendus on ka täiesti erinev. Les sons A, en. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. va, vent, la, lan, ça, sans, ma, man, papa, maman. Nii, 49, nüüd järgmine kuulamisharjutus. Lisez puis écoutez, lugege kõigepealt ja siis kuulake. Nii et pange palun praegu pausi peale, proovige ise lugeda neid lauseid 1–10 ja siis kuulate, kui õigesti või valesti te neid hääldasite. Ja nüüd kuulame õiget hääldust. Lisez puis écoutez. Laurent est dentiste. Laurent est dentiste. Il habite à Nantes. Il a 30 ans. Il a 2 enfants. Il a un travail intéressant. Il est très content. Sa femme est canadienne. Elle s'appelle Marianne. Elle travaille à Cannes. J'habite boulevard Haussmann. Très bien. Alors maintenant, exercice 50 d'écoute, kuulamisharjutus number 50. B. Les liaisons avec N, en plus voyelle, en plus consonne. Ehk siis, kui me teeme neid liaisone, ehk siis need ühendused, kui on meil en pluss täishäälik või siis vastandina en pluss kaashäälik, kuidas siis need sõnad reageerivad. Kuulame ja kordame. B. Les liaisons avec N. Écoutez et répétez. Jean habite en France. Yann
habite en Estonie. Juan habite en Espagne. Ivan habite en Russie. Juhani habite en Finlande. Johan habite en Allemagne. Johan habite en Suède. Giovanni habite en Italie. nii, ma loodan, te ilusasti kuulsite ja tegite vahet, et kui siis riigi nimi algab kaashäälikuga, siis me ütleme en, ja kui riigi nimi algab täishäälikuga, siis me hääldame natukene rohkem selle n-i välja. En France, en Estonie. En France, en Estonie. Automatisme, exercice d'écoute numéro 51. Automatisme siis edasi. A näitab meile, mis palub meil teha faites une phrase comme dans l'exemple, tehke lause nagu näites. La Pologne, il habite en Pologne. Peate siis ütlema, kus inimene elab, kasutades ka seda õiget prepositsiooni ja vastavalt sellele, mis riik teile ette öeldakse. Automatisme. A. Faites une phrase comme dans l'exemple. La Pologne. Il habite en Pologne. La France. Il habite en France. Le Portugal. Il habite au Portugal. La Grèce. Il habite en Grèce. L'Italie. Il habite en Italie. La Finlande. Il habite en Finlande. Le Canada. Il habite au Canada. L'Estonie. Il habite en Estonie. La Russie. Il habite en Russie. L'Iran. Il habite en Iran. Le Danemark. Il habite au Danemark. Nii, ja 52 ja 52. B. Dites le nombre suivant. Öelge järgmine number. Exemple. 21, 22. Nii et võtke kõik oma numbrilehed välja ja hakake ajusid ragistama, harjutame numbreid. Ütleme siis sellest järgmise, mis meile ette öeldakse. B. Dites le nombre suivant. 21, 22, 45, 46, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 12, 13, 19, 20, 79, 80, 83, 84, 90,
91, 99, 100. Très bien. Alors, maintenant, nyt siis olemme jõudnud oma 4. õppetunni lõpuni. Aeg on jälle teile anda kätte kodune ülesanne. Esiteks, loomulikult, taaskord, 4. õppetüki sõnavara, kõik, mis te vihikusse välja kirjutasite, uued sõnad, pluss sõnavara lehtedelt, lehekülg 5 ja siis ülevalt need 6. omad, mis meil jäid võtmata. Ja selle loen siis teile igaks juhuks harjutamise mõttes praegu ette. Teie kordate järgi. Le transport en commun. Ühistransport. La couleur. Värv. Un parfum. Parfüm, lõhn. Une page. Lehekülg. Naturel. Loomulik, looduslik, naturaalne. Un pays. Riik, maa. Plus. Rohkem, pluss. Moi. Vähem, miinus. Un travail. Töö. Un métier. Amet. Ici. Siin. Là-bas. Seal. Une ville. Linn. Un village. Küla. Une rue. Tänav. Maintenant. Nüüd, praegu. Une voiture. Auto. Une famille. Perekond. Une mère. Ema. Maman. Emme. Un père. Isa. Papa. Ici. Une sœur. Õde. Un frère. Vend. Une fille. Tütar. Un fils. Poeg. Une grand-mère. Vanaema. Un grand-père. Vanaisa. Un enfant. Laps. Des petits-enfants. Laps et lapset. Un petit-fils. Poja või tütrepoeg. Une petite fille. Poja või tütretutar. Une tante. Tädi. Un oncle. Onu. Une nièce. Venna või õetütar. Un neveu. Venna või õepoeg. Un cousin. Nõbu, meessoost. Une cousine. Nõbu, naissoost. Une demi-sœur. Poolõde. Un demi-frère. Poolvend. Un beau-père. Abikaasa isa või äi. Un beau-frère. Abikaasa vend. Une belle-mère. Abikaasa ema või ämm. Une belle-sœur. Abikaasa õde. Sellised siis
tänased koduse ülesande lisasõnad. Seega sõnavara 4. õpetigi oma nii vihikust kui ka sõnavara lehtedelt, siis lehekülg 5 ja siis 6 ülevalt, mis oli tegemata. Loomulikult ei unusta ära ka neid sõnu, mis te juba varem olete õppinud, neid peaks pidevalt kordama, et meelest ära ei läheks. Nii. Teiseks, verbide pööramine. Taaskord loomulikult kordate seda, mida juba teate, et ära ei ununeks. Ja seekord siis eriline tähelepanu manger, et mis seal erandlikku oli. Ja õpite ära verbi avoir pööramise. Numbritega ülesande andmine lihtne. Nüüd peate oskama kõiki numbreid, nii et treenige neid igat pidi, kirjutage omale välja mingid aastaarvusid näiteks ja siis katsuge neid sõnadega välja kirjutada ja hääldada ja nii edasi. Numbrid peaksid nüüd olema kõik meil läbitud, selged. Ja siis loomulikult töövihik, cahier d'exercice, page 14 a 17, lehekülg 14 kuni 17, exercice 4 a 12, harjutused 4 kuni 12. Ja me kohtume teiega juba järgmises audioloengus. Au revoir, à bientôt!